Prahas elav Mordechai Levi oli aastal 1652 üks hinnatumaid rätsepaid, kelle uksele koputasid nii kohalikud kaupmehed kui ka aadlikud, hoolimata tema juudi päritolust. Ta liikus osavalt kahe maailma vahel, säilitades oma kogukonna traditsioonid, kuid õppides ka selgeks keeled ja tavad, mis aitasid tal äris edu saavutada. Juudi getos elamise raskustest hoolimata leidis Mordechai viise, kuidas oma peret toita ja lastele haridust pakkuda, enamasti tänu oma uskumatule oskusele luua rõivaid, mis ületasid kultuuripiire. Keiser Ferdinand III valitsemise ajal ähvardasid juute taaskord väljaajamine ja piirangud ning Mordechai pidi oma oskusi ja kontakte kasutama, et oma kogukonda kaitsta. Ta lõi meistriteoseid, mis ühendavad juudi kultuuripärandi ja kaasaegsed Euroopa moed, aidates sillutada teed kultuurilisele mõistmisele ajal, mil sallivus oli haruldane voorus. Kui Mordechai oma viimaseid eluaastaid elas, oli tema pärand kindlustatud mitte ainult tema poegade poolt, kes isa ametit jätkasid, vaid ka tema lugudes, mida räägiti edasi üle Euroopa, lood mehest, kes õmbles kokku lõhestatud maailma.